Mina olen Sirli Lend Plussmeediast ja oleme siin ELK vaimulike konverentsil koos Järva Jaani koguduse õpetaja Katrin Helena Melderiga. Tere, Katrin! Tere, Sirli! Kuna kristlik noortefestival Jäppe toimub sel suvel Järva Jaanis, siis selle kohta tahaksimegi sinult praegu uurida, et kuidas teil seal töö käib ja mida noored on tegemas? Ja noored on juba, väga suur toimkond on kogunenud ja nad peavad oma koosolekuid nii korra kuus. Ja nii palju kui ma tean, siis on nad juba päevakorra enam-vähem paika saanud jäppepäevadele ja siis ka vastutavad inimesed siis üritustele. Nii et juba pool tööd on tehtud vähemalt. Ja varsti peaksime siis kokku saama ka jumalateenistuste ja palvuste toimkonnaga, kes neid ette valmistavad. Kuidas nüüd koguduse õpetaja saab noori toetada või mida üldse noored ootavad sinult selle korraldusel? Ühelt poolt võib öelda, et nad on ise väga aktiivsed ja organiseerivad kõike nii-öelda ise. Aga kindlasti on, ma usun, neile oluline, et vaimulik on olemas siis, kui teda vaja on. Ja kindlasti on oluline ka eestpalved selle ürituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks. Kuidas Jäppe toimumine Järva Jaanis võiks kohaliku koguduse noorte tööd edasi aidata? No ma loodan, et need noortepäevad siis elavdavad kindlasti meie koguduse noorte tööd. Esmalt juba seetõttu, et noored on enam kaasatud ja kindlasti selline vaimne impulss või selline meeldiv emotsioon ja energia või vägi paneb nad liikuma. Kas on näha, et mõned noored, kes võib-olla ei ole nii aktiivsed koguduse töös olnud, et on nüüd ka rohkem sinna haaratud, äkki mingite uute tegevustega? No seda peab nüüd sealt näiteks meie noortejuhilt Ene Metsmaalt küll küsima, kes on kõik neid noori kaasanud, et sinna toimkonna töösse, et seda on siis hiljem näha. Siis kuidas nii suurte mõõtmetega üritus niimoodi väikses asulas nagu Järva Jaani võiks mõjuda nendele, kes ei ole Jäppe tegemistega seotud, et kuidas ta võiks nähtav olla? No ma usun, et meie kirik asub keset alevi keskel ja samuti pastoraat, et kogu see tegevus, mis seal 4 päeva jooksul saab toimuma, on kogu alevile nähtav. Et selles suhtes nii-öelda kiriku tegevus saab laiemalt nähtavaks küll, väga tuntavalt. Kas on mõned üritused ka Jäppe programmis, mis on võimalik siis ka osaleda nendel, kes ei osale otseselt selles noortelaagris, et sellised avalikke üritusi? Ja selle kohta ma just küsisin, et kas palvused ja jumalateenistus, et kas need on mõeldud ka meie kohalikule rahvale, siis sinna on kõik huvilised oodatud ja palutud osa võtma. Väga tore. Ja lõpetuseks küsiks, et mida sina ise Jäpelt ja osalejatelt noortelt ootad sel suvel? Et ikka rõõmsat meelt ja seda armastust ja kristlikku armastust ja hoolivust, et see sõnum saab niimoodi ehedalt edasi antud meil Järva Jaanis, seal alevi keskel. Kindlasti. Aitäh sulle intervjuu eest ja põnevate mõtete eest ja kindlasti jääme siin põnevusega ootama Jäppe üritust. Ja aitäh teile ka ja tere tulemast Järva Jaani!